Äh, Tere siis kõigile, kes on juba jõudnud meiega ühineda. Ehk on veel ühinejaid jooksvalt, aga tervitame neid siis hiljem. Täna on siis KP Metsanduse programmi infopäev 2026 aasta vooru kohta. Annan juba ette teada, et infopäev salvestatakse ja see läheb üles ka meie YouTube'i kanalisse hiljem. Ja slaidid lähevad üles meie kodulehele ja need on sealt siis kõik ka kättesaadavad. Küsimusi võite küsida jooksvalt. Ja mina olen siis Toomas Tammeleht, kes täna ettekannet teeb. Mina olen KP Metsanduse programmi projekti koordinaator. Jah, KIK-is juba 3 aastat ja täna mind abistab metsaosakonnast Priidu, kes siis jälgib, et taustal kõik ilusti toimiks. Aga liigume siis edasi. Vaatame siis, millest meil juttu tuleb. Räägime programmi eesmärgist, mis tegevused on avatud selles voorus ja millised on eritingimused, millised on taotlemise tingimused, toetuse andmise tingimused ja milline on see projekti elluviimine. Suures osas muutusi ei ole, aga annan teile siis ülevaate, kuidas siis süsteem toimib ja mis siis sellel aastal saab. Need metsanduse programmi eesmärgid määruses ei ole muutunud. Et pikaajaliste arengusuundade elluviimiseks ta on ja on siis metsanduse alamprogramm ja jahinduse alamprogramm ja vastavalt nendele on ka siis eesmärgid seatud. Määrusest rääkides siis see on seesama keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused, määrus number 10. Metsanduse programmi kohta on paragrahvid siis 27 ja 28. Seal all on ka jahinduse osa. Ja meie kodulehelt saate siis samuti täpsustavat infot, et see on juba kõik seal ilusti üleval. Et jooksvalt räägin ka, mida te sealt leida võite. Edasi räägin natukene taotlusvoorust üldisemalt. Et selle aasta taotlusvoor algas juba esmaspäeval 23. märtsil ja ta lõpeb 27. aprillil kell 17. Ehk siis natuke üle kuu aja on aega taotlusi sisestada. Sellel aastal on ainult üks taotlusvoor ja taotlused tuleb siis esitada e-toetuste keskkonnas. Lingid ja juhendid on ilusti meie kodulehel olemas, leitavad. Selle aasta taotlusvooru eelarve on 384 452 eurot, mis on natukene väiksem kui eelmine aasta. Ja taotlust võivad küsida või taotleda kõik juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused. Edasi räägime siis voorude sisust, et mis nüüd avatud on. Sellel aastal on rohkem teemasid avatud, natukene kui eelmine aasta, aga suures osas nad kattuvad. Ma siin ette ei hakka neid kõike lugema, mis eelmine aasta avatud ei olnud, aga see aasta on metsanduslike infosüsteemide ja e-teenuste arendamine näiteks.
ja uuringute puhul siis on prioriteedid seatud. Need on seotud kaugseire ja metsamuldadega. Nii, ehk siis need projektid ja uuringud, mis hakkavad tegelema kaugseire ja metsamuldade teemadega, et nemad on siis prioriteedid ja nemad saavad ka hiljem hindamise käigus rohkem punkte. Nüüd, kui tavaliselt on abikõlblikkuse periood kuni 24 kuud, siis uuringute puhul võib see olla ka kuni 36 kuud, ehk siis 3 aastat. Ja kui nüüd see uuringu või teadustöö lõpeb, projekt lõpeb, siis lõpparuandele on vaja kindlasti lisada ka Kliimaministeeriumi kinnitus või arvamus selle uuringu kohta. Et selle saate küsida otse Kliimaministeeriumist või kui ka hätta jääte, siis tulen appi ja saan seda vahendada. Nii, jätkame siis, mis on veel avatud selles voorus. Määrus natukene muutus siin vahepeal ja nüüd on täpsustatud mõningaid sõnastusi. Näiteks seesama punkt 1, siin on see metsandusõppurite ja õppejõudude rahvusvaheliste koolitus- ja õppeprogrammides ning võistlustel osalemine on uue sõnastusega. Jätkuvalt saab eriajakirjanduse koostamine toetust ja sellel aastal on juurde toodud ka puidu kui toorme ja energiakandja kasutusvõimaluste propageerimine. Ja jätkuvalt loomulikult on erametsaomanike koolitamine teemaks. Jahinduses on samuti teadusuuringud ja analüüsid ning lisaks ulukite tekitatud kahju osaline kompenseerimine avatud. Natukene üldist infot veel ulukikahjude hüvitamise osas, et 10–30% see on ja kord aastas seda hindamist läbi viiakse ja taotluse juurde tuleb kindlasti esitada siis kulusid tõendavad dokumendid, olgu see siis metsakaitse-ekspertiisi näol või ja siis ka samuti arved. Nii, edasi räägin mõne sõnaga taotlusest ja taotlemisest. Tegin siia 2 kuvatõmmist just selle eesmärgiga. Nii, tuli üks küsimus vahepeal. Katan selle ära ja siis vaatame edasi. Taotlusvoorus on prioriteetsed uuringud seotud kaugseirega. Täpsustaks, kas projekt peab olema suunatud otseselt kaugseire valdkonna arendamisele või on sobilikud ka uuringud, mille raames kasutatakse kaugseiret andmete kogumise vahendina ning kaugseire andmestik moodustab ühe osa laiemast analüüsist. Ma arvan, et see läheb sinna alla küll, et sobib, et nüüd selle lõpliku otsuse, et kas ta nüüd saab lisapunkte ja kas ta nüüd täpselt teemasse läheb, selle otsustab töörühm. Et kui toimuvad koosolekud, siis vaadatakse see sisu üle, teie uuringu või projekti kirjeldus, kui hästi oluliselt ta siis haakub
aga siin on küsitud andmeanalüüs, jah, aga kindlasti tasub projekt esitada. Kas vajab veel täpsustavat kirjeldamist, selgitamist? Jätkame. Kui küsimusi tekib, andke aga teada. Trükib. Aitäh. Et kui taotlust sisestate oma andmeid, siis palun kasutage RIP-menüüdest tulenevaid andmeid. Mõnel pool on võimalus ka sinna ise trükkida, aga palun, et kasutaksite neid andmeid, mis sealt RIP-menüüst tulevad, et siis on asi selge ja konkreetne ja ei teki segadusi. Nii. Edasi siis 12. slaidi juurde. Räägin taotluste lisadest. Et taotluste lisade kohta on eraldi fail, kus on kõik täpsemalt kirjeldatud ja kirjas, millised on kohustuslikud. Kõik lisad ei ole kõikide projektide puhul nõutud, aga siin osad on kohustuslikud. Ka siin nimekirjas kõik ei ole kohustuslikud, aga jah, vaadake, et need vastavalt juhendile kõik taotlusele juurde saaksid, mis vajalikud on. Nii. Määruses on muutunud nüüd natuke vahepeal ka maksimaalsed toetuse määrad. Et valitsus- ja riigiasutustel, nendel on kuni 100% et see toetuse määr. Sihtasutustel ja MTÜ-del on natuke muutunud, nüüd on 90% projekti kuludest. Ülikoolidel on jätkuvalt samamoodi kuni 80% maksimaalne see toetuse määr ja ettevõtjatel jätkuvalt kuni 50%. Ja kui nüüd soovite rohkem punkte saada vastavalt hindamiskriteeriumitele, siis mida suurem on oma finantseeringu määr, siis see annab ka lisapunkte. Ja hindamiskriteeriumid on samuti meil kodulehel üleval ja saate nendega seal tutvuda. Räägime natukene kulude abikõlblikkusest ka. Projekti võib esitada kulusid, mis on tehtud alates vooru väljakuulutamisest. See on siis 2026. aasta vooru puhul alates 23. märtsist. Ja kuni siis 24 kuu või siis uuringute puhul kuni 3 aasta puhul. Ja kõik kulud peavad olema põhjendatud ja tõendatud. Siin on terve nimekiri kuludest, mida siis võite projektis kajastada. Erinevad asjad, mis te ostate, teenused, personalikulu, ka lähetuskulud. Sõiduauto kasutamise kulu on nüüd suurem see aasta, vastavalt siis riiklikule määrale 0,5 eurot kilomeetri kohta. Ja selle kohta tuleb kindlasti pidada arvestust. Projekti juhtimise kulu on maksimaalselt 10% projekti kogukuludest ja käibemaksu kohta tuleb kindlasti lisada ka kommentaar taotluse alguses.
kas on siis taotleja käibemaksukohuslane või mis osas ta siis on käibemaksukohuslane või ei ole. Et mõnikord on ka teatud erisusi. Ja üldkulud on maksimaalselt 5% kogu projekti kuludest. Et see siis arutatakse iga eelarverea kohta eraldi. Edasi üldkuludest natukene täpsemalt. Jõudsime 15. slaidini. Üldkulu ei pea dokumentaalselt tõendama. Et kui need ongi seotud kommunaalkuludega, näiteks, et on kütte- ja veearved, ruumide rendikulud, siis ei pea selle kohta eraldi arvet meile esitama, ta lähebki lihtsalt üldkulude alla ja märgite selle seal ära. Siin on eraldi veel kontoritarvete ja mööbliost rentimine, sidekulud, infotehnoloogia kulud, näiteks ka tark ja riistvara. Kui keegi ostab endale näiteks uue arvuti selle eest, siis ja see jääb üldkulude summa sisse, siis selle kohta eraldi arvet ei ole vaja esitada meile. Okei. Ja tööjõukulud, mis puudutavad raamatupidajat, et ka need on üldkulud ja nende kohta siis ei pea eraldi dokumentaalset tõendust esitama. Natuke nüüd ka mitteabikõlblikest kuludest. Et neid on terve rida. Nii abikõlblikud kulud kui ka mitteabikõlblikud kulud on määruses väga täpselt välja toodud. Soovitan määrust ka ise täpsemalt sirvida. Neid kõiki ma siin läbi ei hakka käima. Aga jah, mis siin on? Ja võib-olla siin ei peatugi rohkem, et üks hetk võib-olla silmadega üle laskmiseks, et siis saate tutvuda. Et neid kulusid ma kontrollin ka jooksvalt, kui te neid mulle esitate, et kas nad siis on sobilikud või ei ole. Annan väikse ülevaate taotluste hindamisest. Kui nüüd taotlused on esitatud, siis KIK teeb taotluse vastavuskontrolli 30 tööpäeva jooksul, kus siis projekti koordinaator vaatab üle kõik projektid, kas kõik nõuded on täidetud. Sisu olemas ja kui midagi on vaja täpsustada, siis läbi e-toetuste keskkonna postkasti saadan kirja ja küsin täpsustusi. Kindlasti siis jälgige, et taotluse juurde see vastutav isik või see otsene kontakt lisaks selle linnukese, et ta on nõus saama ka e-kirju. Sest need teavitused tulevad postkasti, e-toetuste keskkonna postkasti ja sealt tuleb otse teavitus teie töö e-mailile, mis on seotud siis selle e-toetuste keskkonnaga. Kui nüüd vastavuskontroll on tehtud, kõik projektid üle vaadatud, siis edasi lähevad projektid sisulisse hindamisse. Seda teeb valdkondlik töörühm, mis koosneb siis oma ala ekspertidest
ja koosolekute käigus siis vaadatakse üle, pannakse kõik pingeritta ja hiljem siis need tulemused edastatakse KIK-i juhatusele ka. Kui nüüd sisuline hindamine on tehtud, siis selle põhjal teeb KIK otsuse projekti taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Ja seda tehakse 80 tööpäeva jooksul. Nii. Kui saate rahastuse otsuse, siis tuleb projekt ellu viia etteantud aja jooksul. Kui nüüd midagi peaks teil muutuma, näiteks seoses hangetega midagi muutub, hinnad muutuvad, läheb hankepiir ülespoole näiteks, või siis soovite pikendada tähtaegasid, siis andke kindlasti muudatustest teada, no ükskõik millised need ka ei oleks. Et siis koos leiame lahenduse, et midagi me ikka välja mõtleme, et hätta me teid ei jäta. Nii, nüüd juhul, kui olete toetust saanud ja teete mingeid artikleid, koolitusi, brošüüre, siis kindlasti on vaja teavitada ka sellest, et KIK on teile toetust andnud. Ja selleks on meil eraldi logode, kuidas öelda, leht, et selle kohta on kodulehel meil info olemas, et õigesti siis KIK-ile ka viidata. Nii. Natuke ka siis veel hangete poole pealt. Et KIK kontrollib kõiki hankeid. Nüüd riigihangete vajalikkuse määr on siis 30 000 eurot. Et kui hanke maksumus ilma käibemaksuta on üle 30 000 euro, siis tuleb teha see riigihangetega registris. Kui ta nüüd jääb vahemikku 10 000 kuni 30 000 eurot, siis tuleb KIK-ile esitada vähemalt 3 digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumist eri pakkujatelt. Et mis jääb alla 10 000 euro, mõni ese või teenus, siis seal ei ole eraldi pakkumisi vaja. Aga no, see on oluline, see 10 000 euro piir, et soovitan seda meeles hoida. Ja pakkumiste võtmisel siis tuleb lähtuda riigihanke seadusest. Pakkumised peavad olema siis samaväärsed, läbipaistvad. Seal peab olema võrdle kohtlemine ja tähtajad peavad olema mõistlikud. Nii, sest neid nii-öelda konkursse, hankekonkursse, kas on kõigile võrdsed tingimused tagatud, neid me kontrollime ja hiljem ka siis neid esitatud pakkumisi võrdleme. Nii, oleme juba üsna lõppu jõudnud. Eelviimane slaid. Natukene aega veel taotlusi esitada. Aga
soovitan sellega jooksvalt tegeleda. Lõpptähtaeg on 27. aprill kell 17:00 ja hilisemaid taotlusi enam vastu ei võeta. Ehk siis pidage seda kuupäeva ja kellaaega meeles, et hiljaks ei jääks. See on esmaspäevane päev, kell 5 siis lõpeb. Aga suur tänu kuulamast. Kas on veel küsimusi, kommentaare? Kui neid tekib ka jooksvalt projekti täitmise käigus, taotluse täitmise käigus, siis andke teada. Suhtleme, helistage või kirjutage läbi e-toetuste keskkonna postkasti ja vaatame koos, leiame kindlasti lahenduse ka nendele küsimustele. Nii. Aga kui hetkel küsimusi rohkem ei ole, siis tänan kuulamast ja soovin edu. Nägemist!